Toimub Tallinna teletorni Pasepuugi. See on siis kolmepäevane üritus koostöös teletorniga. Ehk siis tegelikult on teletorni sünnipäev ja siis samas on ka selline langevarjuritele tore üritus, kus me saame 3 päeva teletornist alla hüpata. Et jah, me oleme selles mõttes väga rõõmsad, et tihtipeale me peame nagu hüppama siis väga palju vaeva nägema, reisima kuskile kaugetesse riikidesse, käima nagu matkama, ronima kuskile üles, aga teletorn on selles mõttes nagu tulnud meile vastu, et siin on liftid, me saame kiiresti üles, siin on mõnus suur maandumisplats, me saame väga nagu mugavalt tegutseda, hüpata ja lihtsalt nagu sõpradega aega veeta. No ma olen hüpanud, kui ma ei eksi, siis 14 riigis, et enamasti Euroopas, Ameerikas, siin Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa. Mis oli kõige rohkem meeldis? Kõige rohkem, on nagu mäed on alati väga ägedad, aga samas on nagu ka selliseid huvitavaid hooneid või madalaid antenne ja objekte. Et mul ei ole ühte nagu kindlat veel lemmikut, küll on mõned nagu unistused, et mõned nagu võib-olla nagu joad ja sellised waterfall, nagu on siuke ägedad hüpped. Mis sind motiveerib hüpata? Lahe on, mulle lihtsalt meeldib, et need emotsioonid, mis sa saad, et võib-olla ma olen lihtsalt nii tuim kala, et mul nagu muidu ei suuda nagu väga nagu igast hetkest rõõmu tunda, eks, et mingist, ma ei tea, toidu valmistamisest, mis on ka lahe, aga siis on vaja nagu midagi enamat, siis saan sellest nagu siukese hea emotsiooni. Kas iga järgmine hüppe on kuidagi teravam kui eelmine või vastupidi? Kuna enamasti me hüppame nagu väga palju erinevatest uutest kohtadest, siis on nagu see elamus jääb nagu, et see ei ole nii, et ta läheb igavaks. Siin muidugi, kui me hüppame 3 päeva järjest, siis võib juba nagu minna nagu, mitte igavaks, aga nagu sa juba tead, et see on nagu sama mis enne. Muidugi saab hüpata erinevate inimestega, et see on jälle lahe ja erinev, aga tavaliselt on nii, et me ikka käime nagu erinevates riikides, uued riigid, uued inimesed, uued kohad, kus hüppata, uued objektid, et selles mõttes igavaks nagu ei lähe.